Tere tulemast Eesti Laenite podcasti Lahkus loeb. Meil on suur au täna tervitada Aare Jalakat, kes saab järgmisel aastal Eesti Laenite kuberneriks. Aare on LC Paikuse klubi asutajaliige ja täitnud seal kõiki olulisi rolle. Aitäh, et tulid täna meiega vestlema. Ja alustuseks, kuidas rakendasid oma empaatiat teiste aitamisel enne laenitega liitumist ja mis ajendas sind looma klubi? Nii, tervitus teile kõigile ka minu poolt ja suur tänu kutsumast siia vestlusringi. Ausalt öelda, kui me 24 aastat tagasi veel klubiga liitusin või me uue klubi lõime, siis ma väga aru ei saanudki, kuhu ma satun. Ma olin just tegelikult elukohta vahetanud ja soov oli uude keskkonda või uude kogukonda sulanduda. Oli juba mõningad ametialased tuttavaid ka, aga ju ma siis olin millegagi silma jäänud, et kui kohalik vallavanem, kes oli siis nii-öelda meie klubi asutaja, president hiljem, tema hakkas kokku korjama siis potentsiaalseid asutajaliikmeid, siis olin mina ka seal üllatus, üks väljavalitutest. Ja nii ta meil läks, meil oli algatuseks, kui ma õigesti mäletan, mingi ligi 30 oli esimesel koosolekul. Kõik hurraa ei hüüdnud, kõik kaasa ei tulnud, aga kui me 2001. aastal asutamislepingu kirjutasime, charterit pidasime, siis oli meid 23. Ja tegelikult on nüüd läbi aastate see 20 kuni 23 on selline võlunumber olnud. Ei ole alla 20 meid olnud ja ei ole üle 23 ka olnud. Need on need samad aastad, on ju? Nii et kogu aeg on sama, aga loomulikult on seltskond on ikkagi mõnevõrra muutunud. Asutajaliikmeid on tänaseks meil alles 23-st siiski 8. Aga rotatsioon käib ja tegelikult klubi on väga tegus ja kuidas seda öeldakse, ärimaailmas öeldakse tööjõu voolavus, nimetame meie siis klubi liikmete voolavus, on meil suhteliselt väike, et kes on ära läinud lihtsalt elukoha vahetusest, kes on paraku teistpoolsusse läinud ja loomulikult mõned on ka lihtsalt loobunud, et on aru saanud, et see ei ole nende jaoks. Ja laenitega liitumine ja selline klubi loomine ja seal püsivalt tegutsemine on ikka, nõuab sellist empaatiat, et kuidas sa rakendasid oma empaatiavõimet siis ennem laenitega liitumist? Kui nüüd hästi aus olla, siis teadlikult ega ma ei olnudki mingisugune eriline heategija ega empaatia rakendaja. Siia laiundusrea peale ma tõesti lihtsalt sattusin ühe kutse peale ja minul hakkas see elu meeldima, mul hakkasid need tegevused meeldima ja leidsin, et see on täiesti üks valdkond, kus ma tahan tegutseda ja kus ma saan oma jõudu rakendada. Ja eks siin ilmselt ole mõjub ka see, et ma olin sellel hetkel 36. Arvan, et see ongi võib-olla selline piir, kus juba päris noorus on möödas, lapsed ka enam ei ole päris tited, et hakkab juba jääma aega ringi vaadata, millega edasi teha, mida ette võtta. Et võib-olla seal 20-selt ongi probleem rohkem. Inimesed pööravad rohkem oma koduste probleemide lahendamisele, lastega mässamisele. Ja see 30-40, see ongi võib-olla juba siuke õige aeg nii-öelda teha esimesi tõsisemaid elupöördeid. Aga ja see aastaarvud mängivad jah suurt rolli. Aga lähme siit edasi, et sul on ees väga suur roll ootamas, et järgmine aasta kubernerina saad kujundada ja suunata laenite liikumist Eestis. Et milline on sinu visioon laenite tuleviku osas, eriti siis koostöö ja projektide arendamisel? No tulevikus, kui me räägime tulevikus, siis pigem võiks seda vaadata kaugemalt kui ainult minu järgmist kuberneri aastat. Ja siin ongi võib-olla nüüd
lionismis on ühelt poolt võib-olla tugevus, aga teiselt poolt võib-olla on see siiski ka teatav nõrkus, et igal aastal on uus tegutseja, uus pealik. Ja nii mõnigi kord võib juhtuda selline asi, et mingisugune järjepidevus võib katkeda. Uus mees tuleb või uus naine, temal on uued mõtted, temal on uued ideed, tema tahab teha seda kõike omamoodi. Et tegelikult siin hea oleks, kui me suudaks mingil moel vaadata natukene kaugemale ja mingisugused tõsisemad plaanid kehtestada pikemaajalisemalt. Ja nüüd ma siin praegu tahakski võib-olla öelda rohkem pikemaajaliste plaanide suhtes, mida mina arvan. Milliseks tulevik võib kujuneda? Lionism ühel või teisel kujul jääb ikka pildile. Ja tegelikult meie enda teha on, milliseks see pilt kujuneb. Et kas me jääme selliseks marginaalseks organisatsiooniks või tahame tõsiselt laieneda, tõsiselt igal pool esindatud olla. Maailm meil siin ümbruses muutub järjest võimaluste rohkemaks. Väga palju on kõiksugu konkurentsi, eri võimalusi inimestel ennast teostada, igal pool osaleda. Ja siin ongi teema, et siin tuleb väga mõelda, kuidas tegutseda edasi, et ikkagi selles tihedas konkurentsis silma paista. Üheks selleks sammuks on kas või seesama meie tänane podcast, mida me siin arendame ja teeme. Mida veel tulevikus mina arvan? Headtegevate organisatsioonide olemasolu on minu arvates veel suurem kui täna. Sest maailm tegelikult ka polariseerub palju. Tekib palju heaolu, kuid paraku on igal asjal ka kaks otsa. Tekib ka nii-öelda teise otsast vaesust või nii-öelda seda seltskonda, keda me võiksime või peaksime abistada. Ja need abistamisorganisatsioone on päris palju ja nüüd ongi meie ülesanne, et Lionsid suudaksid jätkata, olla oma suuruses, oma levilt, oma hõivatuselt ikkagi nii-öelda liider, heategevuslik organisatsioon. Täna me seda oleme, kui meil on hetkel circa 1100 Lionit Eesti peal ja suurusjärk circa 60 klubi. Kui nüüd vaadata kaardi peale, siis on need koondunud enamustesse suurematesse keskustesse. Tallinn, Tartu, Pärnu. On veel mõned tublid kohad, mis on esindatud siin, ma ei julgeks ära mainida siin Kuressaare, Põlva, Paide, aga kindlasti on palju kohti, mis on täiesti katmata ja kui me küsime inimeste käest, kas te teate, kes või mis Lionid on, siis paraku kipume saama eitavaid vastuseid või kõhklevaid vastuseid, et ega ikka ei teata. Ja tegelikult, mis võiks üks selline ilus unistus olla, et me oleme jätkuvalt Eesti suurim heategevuslik organisatsioon ja miks see võiks tegelikult igas vallas või suuremas keskuses olla oma klubi. Ja loomulikult see peaks olema Lions klubi. Just. See on väga ambitsioonikas, aga tehtav. See on meil enda võimaluste ära kasutamine. Jaa. Kas sa soovid veel midagi lisada, et tuleviku osas, eriti siis koostööd, projektid veel? Tegelikult tahaksin küll veel lisada võib-olla seda, mitte võib-olla, vaid kindlasti. Et kui ma nüüd enne mõtlesin siin mingit pikaajalisema unistusi plaane, siis lähiaastateks, mis on juba ka jooksev aasta, järgmine aasta, ülejärgmine aasta, on ülemaailmne Lions organisatsioon käivitanud kampaania Mission 1.5 ehk missioon 1.5.
Lühidalt lahti seletades tähendab see seda, et kui maailmas praegu on umbes 1,4 miljonit lionit, siis eesmärgiks on võetud, et see arv võiks kasvada 1,5 miljonini. Ja Eesti puhul, kui me räägime siin, et meil on siin 1100 liiget, siis tegelikult aastast aastasse meil käib selline mäng, et kas me saame 1200–1250 liiget kokku ja tegelikult seesama eesmärk praegu võib olla ikkagi see, et me saavutame uuesti oma tippaegade liikmelisuse mingi circa 1300 liiget. Ja ega mida siin teha, et selleks tuleb leida meile klubidesse uusi kamraade, tuleb luua uusi klubisid. Nii nagu ma ütlesin, et miks mitte igasse valda oma klubi. Ja tuleb ka vanadel klubidel endale tõsiselt otsa vaadata, et kas me oleme vananev seltskond või suudame endale integreerida juurde ka nooremaid tegijaid. Su visioon on selgelt väga ambitsioonikas ja koostööle orienteeritud. Sellise suure vastutusega ametikoht toob kindlasti kaasa palju väljakutseid. Kuidas kavatsed tasakaalustada oma isiklikku elu ja kuberneri kohustused? See on nüüd üks põhjus, et miks ma selle väljavõtuse üldse vastu võtsin. Mul oli elu oli juba circa 15 aastat loksunud ühte rattasse. Kõik oli ette teada töö-trenn klubi, kõik ühtemoodi. Päevas, nädalas, ikka kõik seesama. Jah, ja tegelikult see oligi, ma olin muidugi loomulikult väga meelitatud, kui mul pakuti võimalus kandideerida kuberneri ametisse ja leidsingi enda jaoks, et see on nüüd hea võimalus tõesti sellest rutiinist välja tulla ja tõdeda, kas ka minu vanuses on veel õppimine võimalik, kas ma olen võimeline õppima ja tuleb juba välja, et on küll. Kuberneriks valmistumine hakkab juba 2 aastat ennem ametisse asumist. On rida koolitusi, mida tuleb läbida ja täiesti märkan enda najal, et mida rohkem sa õpid, mida rohkem sa tegeled, seda rohkem sa suudad ennast kontsentreerida, seda rohkem suudad aega jagada, plaane teha. Tulen ikka selle koha peale juurde tagasi, et mugavustsoonist tuleb välja tulla. Ja seda ei ole vähesed öelnud. Paljud suuremad mehed on seda öelnud, et inimene areneb ainult siis, kui ta ei ole mugavustsoonis. Väga õige. Juhtimisest veel rääkides, et milline on sinu juhtimisstiil ja kuidas kavatsed inspireerida Lionite liikmeid ja klubisid nende eesmärkide saavutamisel? Minu jaoks, ma olen defineerinud enda jaoks võib-olla 2 tüüpi liidrid, mida ma armastan ikka võrrelda. Et ühed on need, kes tulistavad ideid, neid tuleb, kuidas öeldakse, nagu Vändrast saelaudu. Ja teine tüüp inimesi või liidrid on see, kes tegelikult viivad asju ellu. Mina kindlasti ei ole see nii-öelda ideede tulistaja. Küll on aga mulle väga meeldib just tegeleda selles suunas, et head ideed ellu viia, mõelda, kuidas neid rakendada, keda kaasata, kuidas kaasata. Ja siit tulebki välja pigem see, et mina olen meeskonnamängija. Et kui meeskond on õige koos, kui seal on piisavalt ideede generaatorid, kui seal on piisavalt elluviijaid, siis saame toreda meeskonnana kõik asjad ära tehtud. Ja meeskonna mängimisest veel toonitan seda, et mul ei ole üldse tähtis, et mina oleks nii postri peal. Et ma oleks kuskil näha ja mina tegin ja saan vastu rindu taguda.
ei, ma pigem tahaksin esile tõsta neid meeskonnaliikmeid, kes üksikuid lõike vastutada võtavad, seda hästi teevad. Ja ma tahan just neid esile tuua ja neid kiita ja näidata, et nemad tegid head tööd. Sest meeskonna tulemus sõltub ikkagi nendest üksikute liikmete tööde summast. Pluss veel midagi, mis on nii-öelda see meeskondlik vibe. Ja tundub, et sinu selline juhtimisstiil on tõepoolest kaasav ja motiveeriv ja eriti, kui sa märkad teisi ja tood välja veel. Küsiks veel sinu enda klubi kohta, et LC Paikuse klubi on oma kogukonnas saavutanud palju edu. Et millised on olnud sinu isiklik panus sellesse ja millised hetked sellest teekonnast on sulle kõige olulisemad olnud? Nii kui alguses mainisime, siis tegelikult ma olen klubile ka juba asutajaliige. Olen pidanud kõiki ametid, mida vähegi on võimalik klubis pidada. Selle 23 aasta jooksul võib-olla 2-3 aastat, kus ma ei ole klubi juhatuses olnud. Ma küsin vahepeal. Ja isegi siis, kui ma juhatuses ei ole olnud, ma tegelikult on ikkagi tuluüritustel või muudel üritustel ikkagi kaasalööja olnud ja ikkagi seal aktiivsema poole pealt. Ma küsin vahele, et milline amet sulle kõige rohkem on südame lähedasem olnud? Tegelikult ikkagi klubi president. Sest siis saad ikkagi oma mõtteid rohkem teostada. Et kui sa oled lihtliige või mõnes muus rollis, siis sa paratamatult ikkagi aktsepteerid käesoleva aasta presidendi soove, mõtteid ja pigem oled temale toetaja, mitte vastuvaidleja. Aga mis minu roll veel võib olla, mõningad pisikesed asjad, mis mul nii-öelda klubielu edendamiseks, mis minul võib-olla on olnud. Tõin sisse ja toonitan ja rõhutan jätkuvalt seda momenti, et me oleme küll heategev organisatsioon, aga klubiliselt, kui inimesed tulevad kokku ja pühendavad ennast ainult väljapoole elamiseks, siis ei tarvitse see kooslus kaua koos kesta. Toonitan seda, et number 1 peab olema tore koos käia. Kõiksugu lõbusad, harivad ettevõtmised, need harivad meid, need liidavad meid. Kui traditsiooniliselt või kui algselt oli nii, et jah, klubi peab kord kuus käima koos. Kui me algul ka istusime, nii et tõesti kord kuus istusime siis laua taga ja arutasime tähtsate nägudega tähtsaid asju, siis täna klubi kõigist ettevõtmistest võib-olla kord 2 aastas me olemegi tõesti nii-öelda ainult pika laua taga ja paneme, kas siis teeme uue aasta tõsisemaid plaane või võtame mingit etappi kokku. Aga praktiliselt kõik klubi õhtud me leiame võimaluse kas minna kuskile välja, kuskile mingit ettevõtet külastama, mida iganes, kutsuda keegi põnev inimene meiega vestlema. Just eesmärk on see, et mitte ei oleks tegemist tuima, kuiva koosolekuga, vaid oleks elav, lõbus, hariv klubiõhtu. Ja kusjuures ma siin 2 sõna, üks on koosolek ja teine on klubiõhtu. Ma toonitan ikka seda, et meil ei ole koosolekud, meil on klubiõhtud. Ja miks? Kui meil klubis on päris mitmed inimesed, kes võib-olla päeva jooksul istuvadki koosolekust koosolekusse, siis mis ma siia õhtusse veel ühte lähen? Ei, me lähme klubiõhtule, kus on lõbus, tore, hea olla. Ja siit, kui see number 1 toimib, siis iseenesest tekib see võimekus ja tahtmine ka juba väljapoole elada
ja ka juba teisi aidata, ehk siis pühenduda juba selle lajonismi heategevuslikule poolele. Võib-olla siin paar sellist klubi tasandist, mis kõige rohkem hinge on läinud, et kui meil oli kunagi üks kodukohviku päev ja me pühendasime selle ühele noorele mehehakatisele, kellel tervis oli nii karmilt pingerpussi keeranud, et tal oli südameoperatsioon väga tõsine ja sellest taastumiseks tal oli vaja käia regulaarselt Soomes. Vanemad loomulikult olid väga avastuses. Ja kui me siis oma klubi selle kohviku tulu kinkisime selle noormehe vanematele just sihtotstarbega, et nad saaksid Soomes täiendusravil käia, siis sellel hetkel, kui meie esindaja sellele pereemale helistas, jah, me füüsiliselt ei näinud, aga me nägime läbi selle telefonikõne, kuidas see ema nutma hakkas ja väga tänulik oli meile. Ja siis võib-olla, mis siuke vahva see olukord meelde tuleb, et meil on traditsioon igal detsembrikuul tulla seltskonnaga kokku, küpsetada suur hulk piparkooke, pakkida nad pakkidesse ja viia siis peredesse, kus võib-olla ei ole alati kõige lahedam see elu ja ei saa kõike võib-olla nii hästi lubada. Ja kui siis olime ühe tiiru nii-öelda selle jagamisringi ära teinud, ma olin võib-olla tund aega olin juba kodus olnud, töö oli tehtud, kui oli uksekell. Ja ukse taga oli üks väike poiss ja andis mulle kätte ühe kaheks kokku murtud selline paberileht, võtsin selle lahti ja seal oli siis tõesti selline lapse käekirjaga lapse joonistus ja selle pildi tänu, seal oli, ma ei mäleta täpselt, kuidas seal mingi lõvipilt oli tehtud ja siis suur tänu kuidagi, jah, et ühesõnaga seal oli kirjas, et suur aitäh teie tegemiste eest. Ja kuna selle pildi edasiande oli just siuke väike, 6-7-aastane laps, siis see võttis jälle pisara silmi. Väga südantsoojendavad lood. Ja, et sinu panus kogukonnas on tõesti muljetavaldav. Et kui mõelda Lajanite liikumise olemusele, mis on sinu jaoks kõige olulisem? Põhiväärtused siis? No siin lähme jälle ilmselt natukene tuleviku vaatesse. Eks põhiväärtused peavad jääma laias laastus samaks, sest see on ikkagi see, mis annab meile näo. Me peame olema pööratud kogukonna abistamisele, aga kui nüüd jälle vaatame ajas ettepoole, siis jälle tulen selle teema juurde, et väljakutseks on pildile pääsemine ja nähtav olemine. Lajanite liikumine siis üldiselt, jah? Ikkagi see, me peame silma paistma teiste paljude huvivõimaluste, ka teised heategevulised organisatsioonid on meie kõrval. Me peame kõikide nende kõrval olema nähtavad. Ja teine teema, mis on võimaluste, või ikkagi ta ei ole teine teema, ta on ikka see võimaluste paljusus. Võib-olla millele tuleb veel tulevikus, ka juba mitte ainult tulevikus, ka täna tähelepanu pöörata ja mõelda, kuidas tegutseda, on pealiskaudsus. Et ühiskond muutub palju pealiskaudsemaks järjest. Ka igasugune suhtlemine, igasugune pöördumine ei saa pikalt lobiseda. Kaasa arvatud tänane praegune vestlus, ma juba mõtlen, et kas ma olen väga pikale läinud. Et probleemiks on see, et ei suudeta enam nii-öelda jälgida ja tähelepanu kipub hajuma.
Ja selle tuleb mõelda väga, kuidas me oma sõnumit edastame, kellele me edastame ja mismoodi me sealjuures ise välja paistame. Just. No praegu siiamaani on küll väga sisukas olnud ja põnev. Et ja, need väljakutsed tänapäeval on ikka väga sellised tugevalt mõjutavad kõiki, et nii noori kui vanu. Oled olnud pikka aega seotud juhtimisrollidega nii laenite liikumises kui ka väljaspool seda. Milliseid õppetunde oled saanud ja kuidas neid oma uues rollis rakendad? Jah, elu jooksul on ametit pidanud, olen päris mitmeid nii juhina kui tegelikult ka madalama otsa töötajana. Ja tegelikult kõik need etapid on mind koolitanud, kujundanud. Loomulikult on päris mitmeid ämbreid, mida kolistanud olen. Neid ma siin välja tooma ei hakka, jäägu need minu teada, need ämbrid. Aga paar sellist momenti, mida ma ikkagi kokkuvõtvalt tahan järjest kanda ja edasi anda, on, et käsutamine jäägu pigem sõjaväelistele organisatsioonidele. Tänasel päeval käsutada inimesi ei ole võimalik. Tuleb leida ikkagi motivatsioon, miks see inimene tahab sinuga koos toimetada, teha. On ta siis tööalaselt, kas ta tahab meie juures töötada või me räägime Lions Clubist teategevusest, et miks ta ikkagi tahab olla meeskonnas ja teha head. Isiklik eeskuju on väga määrav. Tuleb ise käed külge panna, tuleb ise näidata, et sa oled huvitatud. Ja üks väga oluline moment, millele tahan tähelepanu juhtida, mida ma väga püüan jälgida, austav suhtumine kõikidesse inimestesse, kõikidesse suurte tähtedega. Iga inimene on austamist väärt. On ta siis ka kõige lihtsam koristaja amet on kuidagi kujunenud ühiskonnas selline natuke madalamal tasemel olemine. Aga mul on isegi seda ametit tulnud elu jooksul pidada ja ma tean, millist tööd on võimalik pühendumisega ka selles valdkonnas teha. Ja toon veel uuesti et kõik inimesed, kõik ametid on austamist väärt. Ka need inimesed, kes on nii-öelda elu hammasrataste vahele jäänud, nendel ei tohi ülalt alla vaadata, vaid tulebki püüda aru saada, miks ta selline on. Ja siin ka see heategevuslik pool, et kas me saame teda kuidagi aidata. Loomulikult siit tuleb välja ka minu võib-olla juhi üks nõrk koht. Ma tahan ja loodan, et kõik inimesed on head ja sellega on võimalik mind ära kasutada. Sama siinpool. Ja süükesed rasked teemad, aga tihti tuleb laenite liikumises teha keerulisi otsuseid samuti, et mis mõjutavad siis laiemat kogukonda või sind isiklikult. Et kas sul on mõni näide raskest otsusest, mille pidid vastu võtma ja kuidas sellest olukorrast üle said? Mul on vist tegelikult vedanud selles mõttes, et mingid raskeid keerulisi otsuseid lionismi valdkonnas ei ole ette tulnud, välja arvatud üks. See oli küsimus, kas kandideerida kuberneriks. Kas ma saan hakkama, mul on väga palju tugevaid eelkäijaid ja selle juures tegelikult, kas ma suudan korraga vedada 2 vankrit, sest ka igapäevane töö tahab tegemist lisas kuberneri ametile ja ei tohi ära unustada ka oma lähedasi, oma peret. Aga oma klubist julgustati mind, oma perest julgustati mind. Nii et otsuse tegemine ei olnud kerge. Kõige suurem kahtleja nendes ringis olin ma ise, aga lõpuks ma jah-sõna andsin ja
väga meeldiv oli tõdeda, et kui hääletamine toimus, siis minu kandidatuur läks läbi. Kas on mõni projekt või algatus, mida pead oma karjääri siis tipphetkeks laianite liikumises? Ja kas plaanid tulevikus midagi sarnast? Millega ma siin võib-olla küsimus on võib-olla mastaabis, et lähiminevikust siin, kui ma olin tsoonijuht, siis oli suurem kampaania elektrigeneraatorite hankimine Ukrainasse sõjakoldes või isegi mitte sõjakoldes, aga lihtsalt, et seal koolidesse, et nad saaksid oma õppetööd jätkata, siis väikesed elektrigeneraatorid hankisime ja saatsime need. Siis jah, ma suutsin siin üle Eesti tsoonis klubid kaasata, et anti lisaraha selleks, annetati ja me suutsime välja osta hulga generaatorid, need auto peale panna ja teele saata. Ja võib-olla, kui minna nüüd natuke mastaabis allapoole, siis oma klubi tasandil olin mitmeid aastaid Lõvi kodukohviku algataja ja eestvedaja. See oli ka võib-olla nii selles mõttes südame külge kasvanud, et ta oli just enda algatatud. Ja, et jah, kokkuvõttes siis südamelähedased projektid on sageli just need, mis toovad kõige suuremat rahulolu. Ja siis olemegi lõpusirgel, et lõpetuseks, mida sa ütleksid inimesele, kes kaalub laianite liikumisega liitumist, kuid pole veel päris kindel? Kui sa vähegi arvad, et see võiks põnev olla ühes meeskonnas, kes ühelt poolt veedab mõnusalt aega, teiselt poolt märkab ümbritsevat, aitab ümbritsevaid, teeb palju oma kogukonna edendamiseks, arendamiseks, siis oled teretulnud ükskõik millisesse klubisse meie suures peres. Ja võib-olla tasuks maha võtta selline hirm, et tegu ei ole nii-öelda elitaarse klubiga. Meie seas on väga toredad, väga lihtsad inimesed, kes elavad oma igapäevast elu ja seal lisaks veel siis püüavad elada ka väljapoole oma kogukonna jaoks, ühiskonna jaoks. Kas sa soovid veel midagi lisada omalt poolt? Ei oskagi võib-olla rohkem. Nüüd tulen jälle selle sama teema juurde, et kõik jutt peab olema lühike ja konkreetne, et kohale jõuaks. Võtakski mina endalt poolt kokku, et kui sa ei ole veel Lion, siis tere tulemast meie seltsi. Kui sa oled Lion, kes sa mind praegu kuulad, siis teeme ja toimetame koos edasi. Aga aitäh sulle, Aare, et jagasid oma mõtteid ja visioone laianite tuleviku kohta. Ootan põnevusega, mida su Kuberneri aasta toob. Mina ka ootan. Ja väga meeldiv oli suga tutvuda ja vestelda. Et aitäh kuulamast ja vaatamast. Järgmise korrani. Aitäh minu poolt ka kutsumast.